Head külalised, kallid Kadrina inimesed. Täna on päev, mil me peatume hetkeks ja mõtleme sellele, mis on meie jaoks päriselt oluline. Eesti Vabariigi aastapäev tuletab meile meelde, et riik ei ole ainult ajalugu ega Vabariigi aastapäeva kuupäev kalendris. Riik on inimesed, meie inimesed. See on meie keel, meie kodu ja meie ühised väärtused. Täna tähistame Eestit tänutundega mineviku ees ja usuga tulevikku. Nüüd on meil au anda sõna Kadrina vallavanemale Siim Umerovile. Austatud külalised, kaaskodanikud, head Kadrina valla inimesed. Ilusat Eesti Vabariigi 108. sünnipäeva. Ma tänan teid kõiki, kes te olete siia Kadrina rahvamajja täna tulnud, et koos oma kaasmaalastega järjekordset vabariigi sünnipäeva tähistada. Ja mul on hea meel olla siin teie kõigiga koos. Alustuseks tahaksin ma rääkida Kadrinast. Milline on Eesti Vabariigi 108. sünnipäeval pidustuste ja jovaalsuse keskel meie vald? Täna julgen ma öelda, et Kadrina vald on tugev, omanäoline ja arenev omavalitsus. Kuid mis veelgi tähtsam, väga selge identiteediga omavalitsus. Meie pedagoogid on tunnustatud ja auhinnatud nii alus- kui üldhariduses, nii nagu see peabki olema, sest me oleme ju hariduse vald. Meie kultuuritöö on esile kerkiv ja isepalgeline, selle järgi teatakse meid ja seda tullakse meile ikka ja jälle nautima, olgu see siis kas rahvamajja, kirikusse või laululavale. Meie ettevõtjad ja sportlased on silmapaistvad ning toonud meile tunnustust ja auhinnas ära nii maakonnas kui vabariigis. Aitäh neile! Ja aitäh kõigile, kes on panustanud Kadrina valla edusse. Kõik, kes on siin elanud, töötanud, ettevõtlust arendanud, õpetanud, põldu harinud, sporti teinud, vabatahtlikuna panustanud või oma peret siin kasvatanud. Teil kõigil on hindamatu roll meie valla loos. Teie tublidus paneb vastutuskoorma ka minu õlgadele ja on võimaldanud olla edukas oma töös neil vallajuhtidel, kes on täitnud seda rolli enne mind. 108 aastat Eesti Vabariiki. Me oleme õnnelikud inimesed, sest Eestis on tegelikult hea. Ja oma riik on privileeg, mida me enesele võib-olla liiga tihti ei teadvusta. Eestikeelne haridus, eestikeelne teater, muusika, kirjandus ei ole antud meile iseenesest mõistetavana, vaid on pika aja jooksul välja võideldud ja ma loodan, et täna me seda ka tähistame. Mul on tunne, et vabariigi sünnipäeval mõtleme me ilule ja kõigile kaunile meie riigis rohkem kui tavaliselt. Tähistame, ehime, paneme võib-olla selga ilusamad riided. Mõtleme küsimustele, mis on laiemad kui argiprobleemid. Näeme sinimust valget lehvimas nii tänavatel ja hoovides, aga ka auto või rongi aknast ilusal talveilmal, kui sinisest taevast, mustast metsast ja valgest lumepõllust joonistub välja meie riigi trikoloor. Ja see on tore. Seda pidulikust tunnen ma täna ka siin saalis. Kuni 17. märtsini kestab Eesti raamatu aasta. Me tähistame eesti kirjakeelt, kirjandust ja luulet, nii et kui lubate, loen ma teile ette ühe Juhan Liivi luuletuse. Ma olen iga päev nii mitu-meelne, ka vabameelne, vana kodanlane ja kes veel teab, kuhu rändaks meel, kui ununeks üks erakond, mu eesti keel. Nii järelikult minu erakond on eesti keel. Juhan Liiv, 1926. Ja nii ongi. Meil kõigil on üks erakond ja see on eesti keel. Mulle meeldiks mõelda, et ka väljaspool pidupäeva näeme me rohkem ja rohkem asju, mis meid ühendavad. Selmet näha neid, mis meid teinekord kahte leeri ajavad. Eriarvamusele jääda on alati lihtsam, kui leida ühisosa. Olgu see ükskõik millises eluvaldkonnas. Aga arengu ja edu tuleb siis, kui on tugev ühisosa, valmidus töötada ühiste eesmärkide nimel. Eesti ajaloo ühe suurima riigimehe Jaan Tõnissoni tuntumaid tsitaate kõlab järgmiselt. Vaim on, mis elustab, idee
ehk kaade viib edasi. Tsitaadi lõpp. Vaim on, mis elustab, idee ehk kaade viib edasi. Millal veel, kui mitte vabariigi sünnipäeval, mõtelda selle üle, mis on meie riigi idee ja see, mis viibki meid edasi? Kas maailmas, mida defineerib üha rohkem rahvusvahelise poliitika volatiilsus ja ettearvamatus, on see lihtne eesmärk saada hakkama, jääda ellu? Ei tahaks nii mõelda. On see tänapäevase ühiskonna nihilistlik kaldumus lähtuda lihtsalt indiviidi taseme heaolust? Saame ju ka nii mõelda. Tagame inimestele mõnusa elu, vajalikud teenused, süütame tänavavalgustuse, lükkame teedelt lume ja kütame soojaks kortermajad. Aga ka nii ei tahaks mõelda. Või peaks meie idee olema miskit kandvamat ja suuremat? Siin maatükil Läänemere kaldal oleme me eksisteerinud juba ammu, palju kauem kui nii mõnedki Euroopa suured rahvad oma kodumaal. Aga rahvaks, eneseteadlikuks ja ennast defineerimaks kujunesime me alles 19. sajandi keskpaigas. Võrdlemisi hilja. Oma põhiseaduses oleme me püstitanud enesele ülesande rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kas see ei ole see mitte meie suurim ideaal ja eesmärk? Ja kas ei võiks meie igapäevased toimetamised ja tegevused olla kantud soovist rahvast, keelt ja kultuuri edasi kanda ja anda seda aadet edasi ka järeltulevatele põlvedele? Täna me peame tunnistama, ajad on rasked. Rasked ettevõtetele, peredele, eakatele ja noortele, ka omavalitsustele. Kuid rasked ajad ei kesta igavesti ja eestlaste võime tulla toime ka siis, kui on keeruline, süstigu meisse kõigisse optimismi, et me saame hakkama. Tagasilöögid on vältimatud, aga allandmine on lubamatu. Tagasilöögid on vältimatud, aga allandmine on lubamatu. Kaotus ja keerulised ajad ei tähenda, et me oleme kaotanud. Me püsime ja liigume edasi tänu tublidele inimestele meie keskel. Tublidele õpilastele, ettevõtjatele, põllumeestele, õpetajatele, töölistele, inseneridele, päästjatele, vabatahtlikele, tänu tavalistele inimestele, sest sellised eestlased ongi. Tavalised inimesed, kes teevad tavapäratuid ja imelisi asju. Head sõbrad, meie unistuste Eesti kutsub meid olema tugevad, töötama edasi, saama hakkama ja mitte kaotama usku. See on olnud Eesti Vabariigi idee ja mõte juba 108 aastat ja on ka edaspidi. Eesti Vabariik püsib ja kasvab, see on meie riik ja me saame hakkama, aga me peame olema valmis panustama, sest Eesti lugu, Eesti idee ei ole ainult osadele meist, see on mõeldud meile kõigile. Head sõbrad, ilusat pidupäeva, elagu Kadrina vald, elagu Eesti! Aitäh! Meie pikaajalisele raamatukogu juhile Ene Heidele on Vabariigi presidendi poolt omistatud Valge Tähe 5. klassi teenetemärk. Kutsume lavale Ene Heide. Aktuse muusikalise osa avab Kadrina kunstide kooli õpilane Liisbeth Kotiisen, kes esitab prelüüd number 1 Con Calmo, helilooja Eduard Tubin, õpetaja Liili Põld.
Aitäh, Liisbet, selle kauni muusikalise hetke eest. Jätkame Kadrina valla andekate noortega ning anname üle haridusstipendiumid. Selleks palume lavale hariduskomisjoni esimehe Arvo Pani ja vallavanema Siimu Märovi. Harri Kondratjev, uurimustöö Kadrina Paisjärve ökoloogiline seisund ja väärtused. Uurimustöö aitab mõista, milline on Kadrina Paisjärve seisund ja kuidas seda saaks tulevikus hoida või parandada. Ning selle tähtsusest Kadrina elanikele, sealhulgas õpilaste arvamuste kokkuvõte. Õpilane esitas oma tööd Viru Instituudi ülevirumaalise noorte kodu-uurimise konkursi konverentsil, pälvides tunnustuse huvitava uurimustöö eest. Keter Kähr, uurimistöö sotsiaalteenuste rahastamine ning kättesaadavus Lääne-Virumaa omavalitsustes. Töö annab ülevaate valla sotsiaalteenuste korraldusest ja rahastamisest võrdluses piirkonna teiste omavalitsustega, aidates seeläbi teha paremaid strateegilisi otsuseid sotsiaalpoliitika arendamisel. Laura-Eliise Sokk, uurimustöö Loobu jõega seotud allikad Kadrina vallas. Uurimustöö aitab kaasa Loobu jõega seotud allikate seirele Kadrina vallas, andes infot nende keemilise ja ökoloogilise seisundi kohta. Töö osales Viru Instituudi ülevirumaalisel noorte kodu uurimise konkursil 2025, kus autor oli kutsutud oma tööd esitlema konkursi konverentsil sügisel 2025, kus ta pälvis tunnustuse huvitava uurimustöö eest. Klaara Kiur, praktiline töö, uus loominguline Eesti rahvatants. Töö käigus loodud rahvatants aitab hoida elus Eesti kultuuri ning ühendab inimesi. Uus loomingulise tantsu esitasid Kadrina Keskkooli C-rühma Meie vahel neiud Balti riikide sõprusfestivalil, rahvatantsijad kevadkontserdil ning Kadrina valla käsitöö ja vanavaralaadal. Lisandra Kormoš, uurimustöö Piksner OÜ arengulugu aktsiaseltsist tänapäevani. Väikeses kohas nagu Kadrina on uurimustöö kohaliku ettevõtte ajaloo seisukohalt eriti oluline. Tegemist on väärtusliku materjaliga, kuna varem pole selle ettevõtte teekonda kirja pandud. Sten Numerov, uurimistöö Kadrina Keskkooli humanitaar- sotsiaalsuund aastatel 2011–2022. Uurimistöö on esimene põhjalikum uurimus, mis kajastab ning jäädvustab Kadrina Keskkooli husosuuna ajalugu. Töö on väärtusliku sisuga, kuna annab ülevaate aastate jooksul toimunud suunamuutustest. Alvar Laupa, uurimustöö Kurisoo talu ja selle elanike lugu. Töö näitab, et igal majal on oma ajalugu, mida saab uurida. Alvar Laupa uurimustöö osales ka 2025. aastal 9. ülevirumaalise noorte kodu uurimise konkursil. Maarja Mölder, praktiline töö, isikunäituse korraldamine Kadrina raamatukogus. Näituse tarvis maalis Maarja 17 teost ning töö kirjalikus osas kirjeldab ta põhjalikult ning väga isikupäraselt nende loomisprotsessi.
Näitus oli korraldatud Kadrina kogukonnale. Keitlin Meribel Mägi, uurimustöö, suuhügieeniharjumused ja hambaarsti hirm Kadrina keskkooli 3. kooliastme ja gümnaasiumi õpilaste seas. Kadrina keskkoolis pole uuritud seoseid hambaarsti hirmu ja regulaarse hambaravi vahel. On oluline mõista, kuidas hirm ja psühholoogilised tegurid mõjutavad noorte suuhügieeni ja suhtumist hambaravisse. Katalu Reide Unap, loovtöö Kadrina valla piltkaart. Pärandkultuuriline piltkaart Kadrina valla kohalikule kogukonnale ja külastajatele. Informatiivne ja kaunis viis Kadrina valla teabe edastamiseks ja tundmaõppimiseks. Liise Stern, praktiline töö, loodusfotodega ja erinevates keeltes kirjutatud tekstidega kogumiku koostamine. Töö on hariva ja meelelahutusliku väärtusega, kogudes kokku fotod loodusest ja tekstid erinevatest keeltes, on võimalik jagada looduse ja keelte ilu, et tekitada inimestes huvi looduse vastu. Liise ei saa täna kahjuks kohal viibida, kuid teeme talle siiski suure aplausi. Täname praktilise ja uurimustööde juhendajad. Palume lavale Ebe Aabner, kelle juhendada oli Clara Kiur. Täname Katalu Reide Unap loovtöö juhendajat Kirsti Kasemetsa. Täname Liise Sterni praktilise töö juhendajat Ruth Maali, kes ei saa kahjuks osaleda, kuid jälgib meid veebi vahendusel. Tervitame teda. Siret Pung, täname Laura-Eliise Sokk ja Harri Kondraatjevi praktiliste tööde juhendamise eest. Täname Maarja Mölder praktilise töö ja Sten Numerovi uurimustöö juhendajat Merike Sikk. Suur aitäh Evelin Tiiter, Alvar Laup ja Alessandra Kormoš uurimistööde juhendamise eest. Täname ka juhendajat Anu Tootsi, kelle juhendada oli Keter Kähr magistritöö.
Aitäh, Mirelli Viru, Keitlin Meripel-Mägi uurimiste juhendamise eest. Mirelli ei saa täna osaleda, kuid tervitame teda. Õnnitleme tänaseid stipendiaate ja tunneme rõõmu teie saavutuste üle. Järgmisena palun lavale Kadrina kunstide kooli õpilase Ilomai Kaldma, kes esitab klaveril Arvo Pärdi teose Uku Aru valss. Ilomai õpetaja on Piret Villem. Aitäh, Ilomai, selle südamliku esituse eest. Sellised hetked tuletavad meile meelde, kui rikas on meie kultuur ja kui andekad on meie inimesed. Kätte on jõudnud aeg tunnustada Kadrina valla aastategijaid 2025, aastategija 2025 nominente ning anda üle elutöö preemia. Tunnustused annavad üle volikogu esimees Marko Teiva ja vallavanem Siim Umerov. Aastategija 2025 nominendid on Kersti Kaubi. Kersti on kooli toitlustuse eestvedaja, kelle pühendumus ja hooliv suhtumine on teinud koolitoidust oodatud ja armastatud osa laste koolipäevast. Ta on eeskujuks oma tahte ja sooviga kujundada laste ja perede toitumisharjumusi tervislikumaks, andes juba varasest east teadmisi õigest ja mitmekesisest toitumisest. Kersti ei saa täna osaleda,
kuid tervitame teda. Marger Bormann. Marger on pühendunud sportientusiast, treener ja suurürituste korraldaja, kelle panus noorte sporti ja kogukonna arengusse on märkimisväärne. 2025. aastal korraldas ta Rakveres Georg Lurichi rahvusvahelise noorteturniiri. Marger on eeskujuks oma aktiivse treeneritöö, sportlike saavutuste ja noorte arengule pühendumisega. Kahjuks ei saa Marger täna meiega siin viibida, kuna on maadlejatega treeninglaagris Usbekistanis. Susanna Piigli. Sihikindla ja järjepideva tööga on Susanna jõudnud fitness-spordis maailma tippu. Tänu oma meelekindlusele ja rangele distsipliinile on ta saavutanud märkimisväärseid tulemusi ja on seeläbi suureks eeskujuks meie noortele. 2025. aastal tuli ta Eesti absoluutseks meistriks nii juuniorite kui naiste arvestuses ning võitis Hispaanias toimunud fitnessi maailmameistrivõistlustel kuldmedali 21–23 aastaste juuniorite bikiini fitnessis. Susanna nominatsiooni tuleb vastu võtma tema vanaema Ene Heide. Kati Raudla. Kati väärib esile tõstmist, sest on kogukonna süda ja hing kõige otsesemas mõttes. Ta on MTÜ Hulja üks asutajatest, kes aitab kaasa küla elavdamisele, ühisürituste talgupäevade korraldamisele ning kogukonna tunnet tugevdavatele algatustele. Kati on inimene, kes tegutseb, mitte ei oota, ja sellega inspireerib ka teisi kaasa lööma, tuues Karina valda uusi tegevusi, lahendusi ja ettevõtmisi. Kahjuks ei saa Kati täna meiega siin saalis olla, kuid saadame talle siit suure aplausi. Ta on üks Eesti rallispordi lootust andvamaid noori talente, kelle sihikindlus, töötahe ja pühendumus on toonud talle märkimisväärseid tulemusi juba väga noores eas. 2025. aastal tegi ta ajalugu, kui temast sai esimene mitte-jaapanlasest sõitja, kes võeti vastu Toyota Gazoo Racing VRT Challenge programmi, maailma ühe mainekama rallitiimi järelkasvu programmi. Temast on olulise verstapostiga nii tema isiklikus karjääris kui ka kogu Eesti rallispordis. Hiljuti tunnustas Lääne-Virumaa spordiliit teda eriauhinnaga aasta suurim arenguhüpe. Kadrina vald peab tema tunnustamist oluliseks, sest tema edu on enamat kui isiklik saavutus. See on inspiratsioon kohalikele noortele ja tõestus, et sihikindla töö ja pühendumusega võib jõuda maailma tippu. Ja nüüd aasta tegija 2025 on Jaspar Vaher. Palju õnne! Jaspar on teinud meile videotervituse. Tere ja ilusat vabariigi aastapäeva kõigile! Mul on väga kahju, et ei saa tänasel üritusel osaleda. Olen hetkel Soomes tegemas ettevalmistusi sellel nädalavahetusel toimuma ralli jaoks. Võita aastategija tiitel on minu jaoks suur asi. Olen südamest tänulik kõigile, kes mind sinna esitasid ja minu poolt hääletasid. See tähendab minu jaoks palju. Aitäh kõigile ja ilusat pidupäeva jätku!
Jaspari autasu tuleb vastu võtma tema ema Kaire Vaher. Kallis Kadrina, aitäh, et te märkate, toetate, kaasa elate. Ilusat pidupäeva jätku! Oleme jõudmas tänase kontsertaktuse ametliku osa lõpusirgele. Ent enne, kui see kaunis õhtu jätkub kontserdiga, on meil üle anda veel üks eriti väärikas tunnustus. Tunnustus, mis kannab endas aastate pikkus pühendumust ja tööd. Elutööpreemia. See tiitel läheb sel korral mehele, keda ei pea Kadrinas tutvustama. Ta pälvis elutööpreemia silmapaistva ja pikaajalise panuse eest Kadrina valla kogukonna ellu. Tema eestvedamisel rajatud avalik saun on kujunenud oluliseks kogukondlikuks kohtumispaigaks ning kandnud aastakümneid Kadrina ühtekuuluvust ja elujõudu. Ta on rahvusvahelise haardega kultuurisündmuste algataja, sealhulgas festivali Kadrina hääõlu eestvedaja, mis on toonud vallale laialdast tuntust nii Eestis kui ka välismaal. Lisaks on ta järjepidevalt edendanud saunakultuuri, panustanud ettevõtlusesse ja olnud alates 1996. aastast pikaajaline Kadrina vallavolikogu liige. Isamaalise ja sirgjoonelise kogukonna eestvedajana on tema tegevus mõjutanud ja rikastanud Kadrina valla elu mitme põlvkonna vältel. Kadrina valla elutööpreemia laureaat on Ülo Kais. Nüüd kutsume siia Neeruti seltsi esinaise, esimese elutööpreemia laureaadi Tiiu Uusküla. Tulin siia sellepärast, et elutööpreemia sai mulle väga lähedane inimene. Kadrina üks vanematest tänavatest on Viru tänav. 13 seal praegu olemasolevast hoonest on vaid 3 ehitatud pärast teist maailmasõda. Mõni isegi tsaari ajal, nagu Viru tänav 8. See maja kuulus kunagi Aleksander Grimmile, kes oli 36 aastat järjest Kadrina hariduse seltsi juhatuse esimees, eestvedaja. Ja omapärase elutööpreemia oleme andnud talle mälestustahvli näol selle maja seinal. Ometi on sellel majal eriline aura. Seal kasvas üles veel 2 elutööpreemia saajat. 5 aastat tagasi kutsus meie omavalitsus ellu selle preemia. Ja kui ma sain teada, et see omistatakse minule, siis ma olin väga üllatunud. Järgnevatel aastatel ma ei olnud üldse enam üllatunud, vaid olin eriliselt rõõmus, sest tõesti elutööpreemia said väga õiged ja tublid inimesed.
Praegu siin meiega koos olev elutööpreemia saaja on olnud väga järjekindel inimene. Mina tutvusin temaga siis, kui ta oli vana 10 päeva. Mina olin 4-aastane. Kasvasime selles erilise ajalooga majas koos üles. Ja me ei teinud mitte midagi erilist. Me tegime vaid seda, mida oli vaja teha ja mida pidasime õigeks. Argipäev kujundab ajalugu ja ei ole üldse üllatav, et vaatamata argipäevade erinevusele jääb ajalugu ikka samaks. Eriti hea näide sellest on meie president Pätsi viimane ülesastumine rahva ees. Ta ütles nii: rahvad on verisesse võitlusesse astumas. Meie tunneme siiski aga rõõmu oma südametes, et meil on võimalik olnud seni kõrvale jääda neist hirmsatest katsetest, mis praegu juba käimas on. Täname oma saatust, et ta meile võimalikuks on teinud rahulikult areneda ja kaitsta oma kodumaad ja neutraliteeti. Ja hoiame kõrgel käe, et läheks võitlus mööda meie maast. Täiesti kehtib ka praegusel hetkel. 5 aastat tagasi tunnustasin ma oma kodumaad sõnadega: minu Eesti on Kadrina. Lause üllatus hakkas elama oma elu. Täna ma kordaksin seda, kuid veidi teistmoodi ja ma ütleksin täna: meie Eesti on Kadrina. Aitäh! Enne, kui meie pidulik osa lõpeb ning liigume edasi kontserdiga, kus astuvad üles Kadrina valla kollektiivid, palume lavale Vohnia lasteaed algkooli õpilase Saara-Friida Pippenbergi, kes esitab meie laulu Kodu. Muusika Priit Pajusaar, sõnad Leelo Tungal, Saara-Friida õpetaja on Kaida Mikkola. Mu koduke on tilluke, maailmast väike killuke. Pulmaja ees on tüvesme ja maja sees on kodulõhn. Siin suvel lõhnab sõstrajook ja jõuluajal piparkook. Mustleim meil lõhnab laua peal ja klaaritõuna liua peal. Kõik asjad siin on tuttavad, me juurde tihti ruttavad. Nii sõbrad kui ka taatjame, see seltsis on ju segase. On rõõmsad vaiksed, siin aitan emal teha tööd. Ja vahel aitan isaga, sest olen suur ja visama. Kõik asjad siin on tuttavad, me juurde tihti ruttavad. Ja sõbrad kui ka taatjame, see seltsis on ju segase. Kui vahel külas tuleme,
kus leim meil lõhnab laua peal ja klaarid õunad liua pea. mu koduke on tilluke, maailmast väike killuke. Üks maja kõigi teiste seas ja mul on tema aadress peas. Linnamees on linnaehe, liigub uhkelt linna peal. Peened härrad, linnamehed, linnast õigemat ei tea. Linna preilile teeb silma, olgu see või müürilill. Kui ei trehva, siis jääb ilma hõlmakene ripakill. Linn on meie, linn on vaba, kauni kõrge müüri taga. Linn on meie, linn on vaba, linnameeste valitseda. Linnas ei pea raabelema, tantsida siin rahus võib. Linna ümber silmusena lohiseb ju mõisaköis. Linnamehel sellest poole õrnemat ei aimugi. Kummarduma madalale enam ehk ei paindugi. Linn on meie, linn on vaba, kauni kõrge müüri taga. Linn on meie, linn on vaba, linnameeste valitseda. Linn on meie, linn on vaba, kauni kõrge müüri taga. Linn on meie, linn on vaba, linnameeste valitseda. Linn on meie, linn on vaba, sillutisel jalutada. Linn on meie, linn on vaba, ära linna maha maga.
solmeilüt, mitterjoni lind. Rohuaian, sääl ruuseviluun. Rohuaian, sääl ruuseviluun. Sääl tegidime paljugi kurja. Ära seidima, tuurõppu marja. Peterselli ja Piitelehe. Esihüppestima lehma ja poole. Üle aia, haavigu mõtsa. Kell püssi, püüdku teda kinni. Oksarisu, vanad kännud, mõned puud, aga neil on ju villad sellised silmad peas. Eksid, need on puusamblikud ja oksaaugud. Aga kas sa võin neid utetada? No uteta. Ute. Ma vaatan, ega see enam viga pole teinud. Siedin ma hundi mulgu, hunt tule metsast välja.
seatud vastlapäeva kõige suurem sõidupäeva takka tulen ettele. Ent liugu laskema ja talupojad regedega mina vaene kelguga takka tulen ettele. Lähen liugu laskema ja liinad liugu pika kiudu, liinad liulassi alle takka tulen ettele. Lähen liugu laskema ja takkud takka lükka jälle ebemeedest veda jälle takka tulen ettele. Lähen liugu laskema ja vanast teatud vastlapäeva kõige suurem sõidupäeva takka tulen ettele. Lähen liugu laskema ja talupojad regedega mina vaene kelguga takka tulen ettele. Lähen liugu laskema ja Austatud külalised, meie aktust jääb lõpetama Kadrina segakoor, kes esitab 3 isamaalist laulu. Meie täname ja soovime ilusat jätkuvat vabariigi aastapäeva. Elagu Eesti!